Tervist, mina olen Nele Kirsipuu ja tänases saates, kui sind huvitab talvises looduses matkamine või närvikõdi seiklusmängus või hoopis tooted nii naistele kui ka meestele, siis tänane saade on just sinu jaoks. Tere tulemast Sportelt Kõrvama matka- ja suusakeskusesse. Kuidas ma saan neid aidata? Milliseid talviseid tegevusi teie keskus pakub? See on väga õige koht. Nimelt me saame esialgu pakkuda kohe võib-olla kõige esimesena tegevusena, aga võiks saata teid suusakooli, suusaõpet tegema. Kas te oskate suusatada? Olen üsna kehv suusataja, pigem siblin koha peal, kui liigun edasi. Väga hea. Siis ongi hea selles mõttes, meil on laupäeviti on meil täiskasvanute suusatreeningud ja peale kella 2 on võimalik ka personaaltundi minna, mis tähendab seda, et kui me teame, et kunagi suusatamine on väga tüütu tegevus, siis saades tehnika selgeks on see päris mõnus. Meil on lisaks selle laupäevase ja pühapuse suusaõppele on võimalik minna ka avatud matkadele, mis toimuvad siis igal pühapäeval ja kuhu me ootame siis täiskasvanud koos lastega. Ehk me matkame nüüd talvehooajal matkauiskudega, sellised põnevad rauad. Ja kus nende uiskudega sõidetakse? Me käime nendega rabalaugastel ja rabajärvedel. Ehk praegu tänane ilm on küll lumerohke ja palju lund toonud, aga lükkame järvejäädele uisurajad sisse, et me saaksime oma matkagruppidega minna uisutama. Meie keskuses leidub igas vanuses ja igale pereliikmele põnevaid tegevusi. Et näiteks kui pereisa tahab minna 19 kilomeetri suusarajal, mis on ainulaadne Eestis, suusatama, siis ta on seal circa 2 tundi ära. Siis samaaegselt pereema saab minna kas 5 kilomeetri suusarajale, mis on tavaliselt naiste lemmik, või siis tõukekelguga matkama siis selle matkarajal iseseisvalt ja lapsed saavad näiteks osa võtta suusaõppetunnist ja pärast siis kelgutada kelgumäel või tuubitada siis tuubinõlvadel. Mis meil veel uut on ja põnevat on see, et tegelikult meie keskuses saab tulla ka rongiga. Et näiteks me oleme küll Tallinnast 1 tunni sõidu kaugusel autoga tulles, aga kui otsustada tulla rongiga, siis helistate meile ette ja me toime teile rongijaama vastu. Kui te olete mõnusalt matkanud või suusatanud, siis tegelikult meil nädalavahetustel on tavakülastajatel avatud saun, et saate saunas käia ja peale saunas käimist söögimajas on võimalik siis süüa ka. Ma kuulsin siin õues mootorsaani häält. Jaa, meil on olemas 9-kohane mootorsaan, ehk siis mootorsaan kus kelguga, kus on siis kokku 9 istekohta, millega saab minna lõbusõidule. Ja lõbusõite saab siis teha 10 minutisi, saab teha 20 minutisi ja siis koos jäljevaatlusega lausa 40 minutisi lõbusõite. Need on nüüd väikelastele mõeldud saapad, mis algavad suurusest 27. Kas see tähendab, et ka 2-aastane saab tulla siia suusatama? Jaa, just 2 aasta vanustele on meil olemas väikelaste suusarada, mis on kuni 300 meetrine suusaring. Ja seal on siis olemas ka sellised lihtsad märgid õpetustega, kuidas väikelast suusatama üldse õpetada. Nii, kuna sa lähed nüüd õue paksu lume sisse, siis ma soovitan sulle jalga panna need säärised ja paneme need säärised sulle jalga puhtalt sellepärast, et sa saaksid meil matkakoeraga minna ja proovida, kuidas on tõukekelguga matkamine koos koeraga.
Siin Kõrvemaal on talvisel ajal väga palju teha, pluss loodus on super ilus, aga nüüd tahaks kuskile sooja minna. Me oleme nüüd jõudnud päris elu seiklusmängu. Siin on valida sellised 3 tuba, millel kõigil on erinevad lood. Ja meil on siin praegu võimalik mängida ühte lugu läbi, mis on selline müstiline. Siin peab täitma mingeid mõistatusi ära arvama, saladusi leidma. Mind praegu juhatati igatahes siia ukse juurde. Ma täpselt ei tea, mis siin ukse taga mind ootab. Mulle öeldi, et ma igatahes olen nüüd omadega Tiibetis. Kõik on väga lumine ja ma pean siit uksest edasi minema ja vaatama, mis lugu minuga juhtuma hakkab. Ma leidsin siit ühe võtme, see oli siin ühes peidukohas ja nüüd ma pean seda kuidagi seda ust keerutama, et see uks tuleks lahti. Nii, ma jõudsin siia sellisesse tuppa, mul on väike selline tõrvik ja see tuba on, siin on nagu väga palju asju, siin on mingi mask, mulle tundub, et äkki selle maski, ma ei tea, kas ma pean selle pähe panema ja siin ringi käima, et kuskilt mingi avaus siit ruumist välja pääsemiseks tuleb. Ma näen, et siin laua peal on üks mingite numbritega raadio. Ilmselt ma pean midagi siin välja nuputama. Ja ma näen, et siin laua peal on näiteks sellised pildid. Siin on kindlasti ka mingid vihjed. Siin on muidugi väga palju kellasid. Mul käib nagu pea nendest numbritega nii ringi siin. Siin on mingisugune ahi. Ja ma näen, et siin ahju keskel on nagu mingi muster. Nii, siin on mingisugune riiul. Ma arvan, et siit tuleb mingi uks välja. Oho. Siin on morsekood. Ma veetsin nüüd selles ruumis umbes 20 minutit ja ma vajasin tegelikult väga palju vihjeid, et siit üldse minna ära saada, aga meil avanes nüüd uus uks. Ma muidugi teile ei ütle, kuidas ja kus kohast. See oli nüüd küll tõeline seiklus, ma lõpuks sain sellest toast välja, ma vajasin väga palju vihjeid. Õnneks on siin seda sorti mäng, et kedagi tuppa kinni ei jäeta, et kui ikkagi väga hull asi on, siis sa saad neid vihjeid piisavalt palju. See tuba, kus mina käisin, oli väga selline hirmutav ja mul nagu süda puperdab, aga mitmekesi käies ei ole tegelikult hullu midagi. Ja siin on veel 2 teistsugust lugu. Üks on lastele mõeldud. Ja üks on veel ka siuke natukene hirmutavam, et saab valida erinevate lugude vahel ja siin neid saladusi lahendada.
Pärast seikluste rikast päeva on aeg keha kinnitada ja me tulimegi nüüd sööma ja mitte ainult sööma, vaid me proovime täna täiesti erilisi maitseid. See ei ole selline eestipärane üldsegi mitte, vaid me proovime täna tai kööki. Kust siis tuli mõte teha selline mõnus tai söögikoht? See tuli meie reisidelt. Mitme aasta jooksul sai käidud erinevates tai piirkondades ja just nimelt see kirde tai kultuur oma toidu, oma kõikide imetoredate inimestega, kus päriselt seda naeratust maad näeb. Siis mõtlesime, et meil on sõbrad tais, kes on kokad, toome siia ja teeme siis koha, kus me ise süüa saame. Ehk kellegile meeldib veel ja tulevad ka sööma. Nii see alguse sai. Me teeme päris niimoodi süüa, nagu tais inimesed ise söövad. Aga maitsed, maitseained, tooraine, see on kõik päris. Ja köögis on päris tai kokad kogu aeg, ükski eestlane, isegi porgandit ei hakka. Väga vahva. Aga tai toit on teadagi terav. Kas siin on ka, peab selle teravusega kuidagi ettevaatlik olema? No ettevaatlik ei pea olema, peab lihtsalt arvestama enda taluvuspiiri. Me teeme toitu chillist, mis tuleb lennukiga taist. See tähendab, et äikese käes on ta oma väesi kõik sisse saanud ja ta maitseb kõik õigelt. Alustame salatiga. Tegemist siin on som tam ja täpsemalt on ta som tam tai ja see on tehtud rohelisest papaiast. Nüüd rohelist papaiat ei saa siit kandist mitte kuskilt selliselt, nagu ta salatis käib, mis tõttu me toome ka selle lennutame otse taist siia. Nii et restorani jõudes oli ta 3 päeva tagasi tais turu peal. Võiks öelda isegi rahvustoit, väga terav, väga omapärase maitsega. Lähme supi juurde, mis on tom ka. Tom kaad enamus inimesegi Eestis teavad, aga võib-olla ei tea paari sükest põnevat fakti selle kohta. Tom ka kai otsetõlkes on kalangali supp kanaga. Kalangal näeb välja nagu ingver umbes ja ka selle me toome taist värskelt kohale. Lähme edasi siit krevetitoidu juurde. Need on nüüd tiigerkrevetid, mis on chuchi kastmes. Ta on selline kergelt magus, siis terav, soolane. Üldiselt tais peavad kõik toidud olema balansis. Soolasus, teravus, happelisus. Need ei tohi ükski üksteisest üle olla, vaid peab olema balansis. Ja seda süüakse nüüd koos riisiga, mis on jasmiiniriis. Viimane on nüüd jälle kuulus pad thai, mida paljud inimesed teavad tegemist riisinuudlitega, mis on selline kiire toit tais, turu peal igal pool seda pakutakse. Ärge kuhugi kaduge, sest meil on veel plaanis teile palju põnevat. Tule trenni! Eesti suurim spordiklubide kett MyFitness. Trennis näeme! Pange nüüd tähele, sest et siit tuleb midagi ainult teie jaoks. Kuhu me oleme nüüd sattunud? We are in Emrum, which is a barbershop for men, and we are located in the center of Tallinn. Emrum was created or started 10 years ago in Finland, and it's a barbershop chain, actually the largest one in Europe. At the moment we're in 6 countries with around 92 shops. And in Estonia we started 3.5 years ago. We have 2 shops now and we'll open 2 more. Missuguseid teenuseid mehed siin kasutada saavad? Well, of course, haircuts and beard trims, shaves, and then we have a few cosmetic procedures like facials and head massages and
basically that. But most of the clients, of course, want a haircut. That's why they come. Mis on just selles salongis erilist? Well, actually, it's not much different than other places. We do the same thing that everyone else. We cut hair, but we try to make it a little bit more easier and more simple for men. So first of all, we don't have any bookings. Your hair is too long and you need a haircut, and they want a haircut that day. So we don't have bookings, and the guys can come in anytime and just wait for their turn. And because of that, we try to make the waiting area comfortable as possible. So we have drinks and games and stuff they can do here while they're waiting for a turn. As I said, we wanted to do things as easy as possible. So we came up with this membership concept. So the guys can buy a membership, they pay once a year, and then they get unlimited free haircuts for that time. So they don't need to think about that anymore. They can come in anytime, get a free haircut, and it's one problem less for them to think about. The men's cosmetic business is growing 200–300% every year, and more the guys are also using more products. It used to be only shampoo and body wash, but now the guys are using also conditioners and beard oils and caring products for the beard, and 1 or 2 styling products. So we have our own line, and it's made or designed for European or Northern European hairstyles or hair types, and they're all made in Finland. Vau, tasus tulla. Me oleme nüüd leidnud iga naise unistuse meigipeegli, mis näeb välja nagu staaridel garderoobides. Teil on tehtud väga ilusad meigipeeglid, aga kust tuli selline mõte teha selliseid peegleid? Ega meesterahval võib-olla ei tulegi. Tuleb ikka naisterahvastelt, ja oma naiselt tuligi see mõte. Et tema soovis, mitte kuskilt ei leidnud. Hakkasin ise proovima tegema. Ja materjali ei saa ju osta ainult ühe jaoks. Ikka jääb materjali järgi, tegin oma teise, kolmanda, proovisin müüa, vaatasin, et huvi on, ja nii ma tegema hakkasin. Ja üks asi vist teiseni, ja tänaseks ongi ettevõte. Väga lahe. Ja mis materjalidest see siis tehtud on? No teeme ikka ainult naturaalsest täispuidust, et mitte mingeid muid materjali ei kasuta. Mis teeb selle nagu peegli siis eripäraseks? Eripäraseks teevad kindlasti lambid. Lambid kasutame konkreetselt meikimiseks mõeldud valgust, mis imiteerib natukene päevavalgust, et igal pool meik sama välja näeks. On siis see prožektorid õues, diskoteegis, ükskõik kus. Ma näen, et teil on neid hästi erisuuruses, et kas on ka võimalik täpselt enda mõõtude järgi seda tellida? No, meie eesmärk ongi just niimoodi, et konkreetselt personaalselt kõik mõõdud teeme nii, nagu klient soovib. Meil on küll välja kujunenud juba enam-vähem mingid põhimõõdud. Soov on ikkagi niimoodi, et kõik käib personaalselt, et iga klient saaks sellise peegli, mida kellelgi teisel ei ole. Aga kõik on võimalik. Minul nüüd tekkis ka huvi seda peeglit endale osta. Kust ma saaksin seda tellida? Kõige lihtsam on Facebookis. Kui teil on Facebooki konto, siis leiate meid Facebookist, seal kirjutate sõnumitesse ja seal hakkame siis suhtlema ja välja selgitama, mis teil vaja on. Loomulikult on olemas ka kõik võimalikud kontaktid, e-mailid, telefonid, eesti, vene keeles, saame ka inglise keelega hakkama, kõik koduleht. Isegi selfid näevad siin paremad välja, sest et valgus on pildistamiseks väga hea, pluss meik näeb suurepärane välja.
Kes meist ei tahaks ilusat naeratust? Nüüd läheme ja otsime, mis on särava naeratuse saladus. New Dental Clinic on uus hambaravikliinik Tallinna kesklinnas, mis siis pakub interdistsiplinaarset ravi ehk siis kõiki erinevaid võimalusi, mida hambaravis siis oleks tarvis. Ja siis millele siis New Dental Clinic eriti nagu rõhku paneb, on esteetiline hammaste siis taastamine. Et kui kellelgi on huvi, ütleme, ilusate laminaatide, ilusa naeratuse vastu, et siis siin on nagu selle jaoks kõik võimalused. Ja on olemas ka siis väga kaasaegne digitaalne CEREC-aparaat, mis siis annabki võimaluse siis digitaalseks hambaraviks. Vanasti käisid asjad nagu hästi aeglaselt, et võeti jäljendeid materjalidega ja siis need materjalid võivad aja jooksul muutuda ja võib tekkida sisseviga, aga siis digitaalne hambaravi on palju kiirem, täpsem ja siis kaasaegsem, et ei võeta jäljendid siis enam ütleme materjalidega, mis võivad oma dimensioone muuta, aga võetakse siis arvuti skänneriga ja kõik käib läbi arvuti. Et arvuti aitab siis väga palju siis tänapäeval hambaravis kaasa. Et rõhutaks seda, et see on siis ka hästi uus võimalus, mida igal pool ei ole. Kindlasti rõhutaks ka implantoloogiat, mis siis on kaasaegsem ka jälle kui siis vanasti proteeside ja sildadega hammaste asendamine. Et implantaatidega saab säästa palju siis oma hambaid, mis on veel alles ja asendada hamba palju lihtsamalt. Ja ka implantoloogia on läinud palju kiiremaks, patsiendisõbralikumaks. Implantaadid on muutunud aja jooksul palju väiksemaks oma suuruselt ja üldse kogu see implantaadi raviaeg patsiendi jaoks on siis muutunud palju kiiremaks, et on võimalik mõnikord ka koheselt kroon peale teha, ajutine kroon siis, ja seda aitab ka digitaalne, et siis saab kohe digitaalselt teha selle krooni samal päeval selle CEREC-aparaadiga, millest ma juba varem mainisin. Kui kirurgilist abi pole tarvis tervise mõttes, siis kas sellist valget Ameerika naeratust saaks ka siit kirurgiast? Jah, et olemas on ka suumvalgendus, ehk see annab siis koheselt väga hea efekti. Et teine võimalus on siis teha koduvalgenduskapped ja ise siis valgendada, et New Dental Clinic asub siis Tallinna kesklinnas väga hea asukohaga uues büroohoones Tartu maantee 83. Proteesi hüvitis siis alates veebruarist on siis, meil on haigekassaga siis leping olemas, et kui kellelgi on tarvis teha proteetilisi töid, siis saab haigekassast hüvitise otse siit tagasi, et leping on olemas. Nüüd on meil ilusa ja terve naeratuse saladused paljastatud. See oli küll tore. Meie saadet saad järele vaadata YouTube'i kanalil ja näeme järgmisel korral.